Pole kaua korteris olnud, kuna eelmisel nädalal käisime Kreekas reisil ja nüüd selle nädala lõpus, pühapäeval, ma lähen Lätti võistlema. Seega mul ei ole olnud aega, et siin olla ja kuna Preili oli koos minuga reisil, siis ei olnud ka tal aega. Praegu on meil see sein vaja ära lihvida, enam-vähem. Kõik ülejäänud kohad on peenpahteldatud. Need on vaja veel üle lihvida, viimane kiht, ja siis need on värvimiseks valmis. Ülesanne täna siis oleks see siin valmis teha lõplikult. Ja siis lähme täna parkette vaatama. Mõtlesime välja ka, mis me kuhuga teeme, kuidas me siia ühendame kõik ilusti ära, kuhu lähevad mingid klapid, torud, värgid, särgid. Mõtte mõttes näitaks seda, et ta läheks siia üles poole ja siis läheks nagu lae alt, kapi ülevalt. Kuna ta on siuke alumiiniumist toru, siis ta saab keerata ja siis ta läheb siit ilusti otse kubusse. Ja siis ma pean mõtlema, kuhu mingid tagasilõgi klapid ja asjad ja natuke mõtlema, kuidas see auk kipsplaadiga niimoodi täita, et kõrgem ei jääks ja et jääks siukene apetiitne vaade. 14. märts. Ja lihvisin siin niped-näped seda ülemist ava, mida ma olen juba pikalt teinud, ei saanud ma rohkem lihvida, sest et alumine pahtlikiht oli ikka veel märg. Siis ma tegin ära kõik laekohad, lihvisin ära, seal vist võib-olla isegi ei ole rohkem peenpahtlit vaja, et saab kohe värvima minna. Siis ma lihvisin kogu selle ära ja sinna tõmbasin ühe peenpahtlikihi peale, mis jäi natukene lohakas või ma isegi ei oska seletada. Oleks pidanud panema paksema kihi, aga nüüd on tore teada seda. See kinni teibitud, sest et sealt tuleb mingit sitta, aga sinna ülesse vist puurime ava, selle paneme kinni mingi päev järgmisel nädalal. Ilmselt saab järgmine nädal korter nii valmis, et saab juba värvima hakata. Seega nüüd on vaja lihtsalt välja valida parkett ja mingid niped-näped asjad. Kell on 12 ja saime tehtud ühe seina. Ma sain tehtud ühe seina ja lae, nurgad tegime ilusti ära ja siis Preili tõmbas siia ilusa peenpahtlikihi. See on see minu tehtud, aga see sein oli hullem ka, seega sinna tuleb veidike rohkem panna mingitesse kohtadesse ja siis lihvida. Aga kuna me jõudsime eile alles kell 2 öösel ja ma olen täna 4 tundi maganud, siis ma täna plaanin teha, seda ma näitan ka teile. Mulle tehti sinna auk ära. Kõik kubu saab nüüd ilusti sinna ühendada. Selle siit ma panen täna kinni. Mul on selle jaoks ostetud võre ja siis ma lasen selle naeltüüblitega kinni ja siis pahtledan seina lõpuni ja siis tänaseks mis ta aitab. Ikerdasin sellega mingisugune oma tund aega, sest ma algul mõtlesin, et ma teen täispikkuses võre, et panen üle lihtsalt. Lasen kruvide ja tüüblitega, siis selgus, et augud, mis me sinna tegime, on liiga väiksed. Seega ma ei saanud neid tüübleid ja kruve panna ja ma käisin juba poes ja ma ei näinud pointi uuesti poodi minna. Ja ega sellest võrest väga need kruvid läbi tahtnud ka minna ilusti. Seega ma lihtsalt lõikasin väiksemad võretükid, 2 tükki, panin sinna sisse ja siis tõmbasin kipspahtli peale ja nüüd äkki ma ei tea, tunni 2 pärast on ta juba nagu suht kivistunud ja siis ma saan üle vaadata, mis seis on, kas ta püsib. Ja kui püsib, see on väga hea, siis saab paar kihti veel panna ilmselt. Üks natuke vedelam, et läheks siin aukudesse ilusti ja siis üks natuke paksest, et praegult on siin ikkagi natuke suured vahed, aga see esimene sai peale pandud. Teiselt poolt katsudes ikka tuli läbi võrega ilusti, seega äkki ta ikka nakkub ja siis ei ole probleemi ja siis saab kiiremini tehtud. Ja ma tegin selle nakkekrundiga ka üle need ääred ja kohad, et ilmselt jääb sinna seina külge ka päris ilusti see. Selle tehtud ja ka lae lagi tuli seekord kordades ilusam
kui eelmine kord, sest et ma ikka nägin vaeva seekord natuke kauem, aga see sein ma väga ei jäänud rahule sellega võrreldes selle teisega, mis ma ilusti tegin. Tegime selle ääre koos niiseks, et ta oleks enam-vähem samal kõrgusel. Paistab praegu, kui lähedalt vaadata, siis tegelikult ei tundugi väga suurt vahet. Paar millimeetrit, et siis kas läheb 1 või 2 kihti veel, see on omaette küsimus. Alla ilmselt läheb maksimaalselt võib-olla 1, sellepärast on ta suht süük ühetasandeline juba, aga vist läheb ikka 1 kiht veel, sest et siin natuke hüppab. See võre ikka veel kuivab, mis on arvata, sellepärast et see kiht, mis seal on tegelikult päris paks ja ta läks sinna vahedesse ja ta oli niisugune ämbrikihist mingi siuke. Homsest pole selle kõigiga mitte midagi teha. Ja siis homme, kui ta ei ole murenenud ja ei lagune ära sealt pealt, siis saab panna homme uue kihi ja siis, ma ei tea, ülehomme näiteks peenpahtli peale ja siis on sellega ka korras, aga seda peab veel jälgima, sest et ma ei pannud teda mitte millegagi kinni, ta lihtsalt metallvõre ja ta lihtsalt on seal, aga samas kui me vaatame seda siin, siis siin on ju lihtsalt kipsplaat, sama mis seal on. Ja ka seal oli probleem see, et ta kuivas natuke kauem. Vähemalt 3. kiht kuivas natuke kauem, sellepärast et seda oli oma jagu. Aga jah. Sama ilus nagu ikka. Ma ei taha teada, kaua ma selle seina lihvisin, aga liiga kaua, sest et ütleme nii, et läksime pahteldamisega võib-olla veidi koogu, aga samas see kiht on suht õhuke. Aga lagi võttis retsilt kaua aega, sest et seal on mingid vanad augud, mis ma ära tegin. Ta näeb suht ilus välja juba, välja arvatud mõningad kohad. Tegin sisuliselt lõplikult valmis. Et seal on nüüd ta suht tasane, lihtsalt seal nurgas tekkisid mingid augud väiksed, aga sellega sain ka hakkama. Ja siis kõige parem uudis on see, et ei kukkunud öösel alla ja oli väga ilust ära kivistunud. Ja nüüd ma panin teise kihi. Nüüd kui ma tagantjärgi mõtlen, siis võiks ta olla õhem või rohkem sisse pressitud. Aga ilmselgelt tagantjärgi tarkus on tore ja nüüd siis lihtsalt tuleb natuke retsimalt lihvida seda, sest et ta on ikkagi siit päris selles mõttes alla ei kuku. Kui ma nüüd ikkagi oma fantaasiat kordan, siis ma tahaksin järgmine nädal hakata värvima. Ja jah, see on väga suur eesmärk hetkel. Okei, see valgus on väga halb, aga mina siit pahteldan siit edasi, kus Krisul pooleli jäi. Siis ma tegin siit jälle natukene. Siin oli Krisu. Peseb seina. Eelmine omanik armastas verivorsti siin praegu, ma ei saa aru. Naudid? Gaasitoru pesin enne. Paljud teist saavad öelda, et gaasitoru pesnud. Ta on oranž, ma sain teada. Aga ma ei tea, kas gaasitoru pesk on nagu pahtlenagu või? Nagu ta on siuke auguline. Šafti tegime ära. Täna. Ma panin 3 kiiti sinna. Ma panin ka täna ühe. Igastahes. Ja siis ma tegin siit ka veel omakorda mõned kohad üle, sest et need olid mitte normaalsed. Mulle meeldib, et ma olen mingit tuppisti, aga ma nüüd lähen pahteldan edasi. Ma olen siin korteris kella 1 saadik, kell on kohe 6 saamas. Selle aega ma olen jõudnud kõigest teha kogu köögi, nagu absoluutselt kõik pahteldada,
see uuesti teha, siis lagesvammiga nühkida ja muid kohti, mis võttis ka iga viiku, sest need rasvaplekid ei tahtnud maha tulla. Ja noh, nagu selgus, siis köögis põhimõtteliselt 90% kohtadest olid mingi muhuga, ehk ma panin sinna plahtlit juurde. Siis nüüd ma tegin omajagu aega seda seina. Ütleme nii, et ma sellega olen väga-väga rahul, et selles mõttes, kui sa siit paned näpuga juba üle, isegi ei ole aru saada, et siin nagu üleminek oleks hästi kerge on, aga see on ilmselt lihvimise teema veel. Et see sein ei ole kindlasti, siia seinale on vaja kindlasti veel panna osadesse kohtadesse veel mingisugune kiitist, et seal on see nagu augud sisse tundnud, et kui ma lihvisin, siis mingi hunniku ma sain ära, aga mingid on ikka sees. Kui mul see on lihvitud, siis ma teen lae veel üle, et lagi mul on lihvitud, lakke on vaja lihtsalt uus kiht panna ja kui see on ka tehtud, siis homme tulen ma siia, teen kõik kohad siukseks, et need oleksid mulle sobivad ja siis pühapäeval lihviksin ja siis saaks hakata tegelikkuses järgmine nädal või juba värvima. Või no, ma tahan hakata. Nädal hakkab vaikselt läbi saama, aga praegu on köök põhimõtteliselt valmis. Panin veel viimased täienduskohad ja kui need nüüd ära lihvida, siis peaks olema kõik suht siuke käe all katsutavalt viisakas. Samuti tegime esikut sellega siin. Ma veel ei tea, mida me teeme. Ja siis esikut tegin lae ära, tegin paari kohta veel ühe pakseba kihi, sest et paaris kohas oli päris sügav auk. Aga siin on ka enam-vähem okei. Et võib-olla niped-näped on veel vaja lihvida. Siis seina ma ei ole veel puutunud. Samuti meil sai liivapaber põhimõtteliselt otsa. Seega ma praegu äkki seda tegema. Siis mul on vaja lage pesta kindlasti õhtul, kui ma tagasi tulen. Sest et seda ei ole näha. Aga ta on reitsit must, päris mitmes kohast veel. Ilmselt ma mõtlen veel, kas ma pühapäeval, kas me tellime parketi ära ja siis ma ostan pühapäeval 2 alusmatti, 4,4 milli paksu ja vist oli 8 või äkki 7. Või oli 5 milli ja 8 milli, midagi siukest. Ja siis ostan parketi ära ja siis katsetame, kuidas ta püsib siin. Võib-olla on vaja panna siia veneerplaat alla, mida ma lihtsalt loodan, et ei pea, sest et ma ei viitsi seda lõigata. Ja kui joppab ja see alusmatt sobib, krigisema jääb igal juhul, sellega ma olen juba leppinud. Igasugu asju siin tehtud. Täna jõudsin teha ära põhimõtteliselt terve korteri. Kõik peale selle nurga sai tehtud ja lihvitud ja põhimõtteliselt mingid hästi väiksed niped-näped kohad on veel vaja üle lihvida, sest mingid täkked ja asjad on olnud siin kuskil seinal, kui sa taskulambiga vaatad. Aga jah, muud ei olegi, siis ma olen lihvinud seda lauda sealt sama kõrgusele relakaga, aga see relaka aku on nii juust, et sa saad reaalselt 3 minutit teha ja siis sa pead juba laadima seda, sest et ta on omadega nii läbi. Siis me ostsime veel ära, ostsin ära veel need puitkiüplaadid. Vaatame, katsetame ilmselt homme, kui ma selle kõik, kui ma uue relaka saan ja ma kõik selle ära lihvin, et kuidas ta jääb. Arvutasin ka seinapinnad ja asjad kokku, et ma saan homme osta kruntvärvi ära ja siis teisipäeval saab tulla preili värvima, ehk et homme ma viin ära ka kõik, mis siin olema ei peaks ja kõik prügid ja asjad ja rohkem polegi.